See on sinu mure. Sa võtsid seda meile kaela. Vänge penikusehais. Tegemist on täielik hävituslaagriga. Palun ära tee. Mulle õpetatakse asja vägivallaga. Ma pole kunagi ühtegi koera niimoodi jäänud. Palju see koer maksis? See koer maksis. Let's ride. Let's ride. Ma ei saa lihtsalt, ma ei julge. Ausalt, ta ründab nii räigelt. Su reflejo en todo lo pinta tal como ves. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, pero eres para mí. Me lo has dicho el tiempo, eres para mí. Lo ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo has dicho el tiempo, eres para mí. Palun ära tee. Aita mind kallis. Tema ei oska mängida. Tema jaoks on mäng tirimine, hammustamine ja kõik asjad, mis teevad vähegi haiget. Ja muidugi issand jumal, kuidas ma niimoodi kõndisin sisse, nagu tavaline värki ma vaatan, nii ära harjan. Seistes ukse lävel ja kui vaadata. Koer on saata. Ma ei ole kunagi tulnud siin sisse, ma olen nii harjan. See oli see põhipoint, miks see tulin. Ma hakkasin lambist kalkuleerima, et mis pidi see välja tuli, et mina pakun. Nagu see on, siin on auk on ju. Ja siis võt, niimoodi ma pakun, sest siit on nagu mingi tihke värk. Ma olin praegu näpu sisse. See on häbiväärne tooli, see on häbiväärne. Nagu mul isa ütles, näita ennast kaamerat ees ikka paremana. Mis siit toimub? Keda üldama ei saa üle. Ma pean tegelikult sitta korjama. Mis see on? Mis see on? Valentino? Ma lastan sita konteera lihtsalt. Anna siia. No, no, please give it to me. No. Sa oled nii mahukene, kallis. Anna, palun Anna. Fuck. Muidu ma teeks teise käega praegu. Täiesti loko. Kuule, sina lähed niimoodi time outima, prinsess. Kuuled? No. Ai. Oh my god, keda vaid ma pean tegutsema. Ma pean tegutsema, sest see on tõesti käes. Palun ära tee. Kuule. You better stop! No. Täiesti varma. Oota, tõuse püsti, ära sa oled inimene. Sa oled suurem. Ära käid nagu ohver. Mineksi koeraga lõpeta. Lõpeta, palun. Kass? No. No. Oota. Kass on hea. Stay. Pääseb välja. No. Aita mind kallis. Ma ei saa ühe käega. Fuck. Oota. Ma ei suuda, ma ei puhka veits. Fuck this. Mida sa teed? Ära ole taga selline. Tegelikult ütleme talle konkreetse häälega lihtsalt ei. Ja hästi rahulikuks jääma nagu. Let's ride. See koer on mingi määrakas. Ta on nii viha täis. Ta on nii viha täis. Ma käisin, miks ma sinna tuppa läksin? Ma läksin ta sitta koristama. Siis ta oli hündas mind. Siis ma praegu võitlesin mingi 5. Vahkad teda ausalt ja muidugi sitt on ikka veel maha. Vahkad teda ausalt peksma. Ta ei saa siia jääda nii kaua. Ta võib üks kolme läinud olema. Ma hakkan peksma seda, mul sa võina. Ma ei saa elada nii.
Ma pole kunagi ühtegi koera niimoodi jäänud. See on sinu murena. Sa võtsid seda meile kaela. See on ekstra seal maas, ma kuulsin. No, kas sa oled maha rahunenud, Tibu? See ründab siis ausalt. Kas sa oled maha rahunenud, kallis? Ei ole. Ära isegi näppi. Jah. Ei näpi teda ja. Oh my god. No. 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 Ma tean ja oota. Ma tulen seisan niimoodi, et ma seisan nii sees. Ise seisad fooristada. Kuhu on elu jõudma? Ma ei saa lihtsalt, ma ei julge. Ausalt, ta ründab nii räigelt. Mida ta teeb kohe? Ausalt. Rõnnid nii. Nii. Perse peab elet. Kuidas? Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Vaata. Ühe käega siit. Ops. Oliver ütles eile, et vii koer kuskile, kus ta peab olema üksi. No ma jätan ta siia. Vanni tule ette. Ma panen siia. Ma ei tea. Paneme väikse sellega, Tibu ja. Tibu, ära ründa. Ja tõepoolest näete õigesti, ma olen vahepeal takistanud koeral enda magamistuppa tulemise. Üks öö ma üritasin magama jääda ja vänge penikuusehais oli mul ninas. Ma mõtlesin, et mulle aitab. Mu kodu on täielikult ära hävita. Kõik, mis hambusse satub, kõik näritakse läbi. Ma ei saa pahaks panna, sest et tegemist on ikkagi kutsikaga ja see on nagu väikse lapsega, et sa ei saa talle pahaks panna, ta ju ei tea. Tema ei ole süüdi, et ta on väike. Mis siin toimub, on see, et ei, me ei ole Karlisega vahepeal koera endale võtnud ja kavatse ka. Ma ei tea, mis nendest lastest ka saab. Sellepärast ausalt nagu väikesed elusolendid, kes ei tea elust, ei ööd ega mütsi. Need on täielikult saatan. Müts maha teile kõigile, kellel teil on lapse, väikesed koerad, loomad. See on ränk, mis tahaks nutta mõni päev. Siis mul tuleb meelde, et mina olen ju see suurem. Mina olen ju see, kes teab, minu vähemalt peaks teadma, kuidas siin elus toimetada. Tegemist on minu sõbranna koera, kes vajab natukene abi. Ja mulle ei öeldud kuupäeva, kuna ta minema viiakse kahjuks. Ja kui ma olin alguses mega põnev, et jaa, muidugi kutsikas, nunnu ju, oi, onju. Reaalselt 20 minutit hiljem ma kahetsesin, ma päriselt kahetsesin. Näitamegi teile, mis peniga tegemist on. Okei, ei kutsikas ja nii nunnu. Mis siin paberites siis kirjas on? Siin on siis vanematest pildikesed välja prinditud, värviprinteriga ei puha, et ei ole see must-valge. Tema ema oli siis Aussie Doodle. See on niuke krantšine näeb välja, ütleks. Ja tema isa oli siis vana inglise lambakoer. Pole ime. Reaalselt see vend ainult jookseb. Energiat on nii palju ja selles kahetoalises korteris see ei ole mingi lambalaut. Selline miks siis. Päris puhtatõuline ei ole, aga olin kuskil kodust ära ja heljasin Karlisele, et joo tüüd, kuule, mul on vaja seda numbrit. Palun otsi sellest kollasest kaustikast. Ja Karlis sobras siin ringi, kuni ta leidis koera paberit, kus on siis kirjas, palju see koer maksis. Check this out, see koer maksis 10 tonni. Here comes the money. Saate aru, selline elajas 10 tonni. Väga ränk. See on siis tema pilt enne seda, kui ta muutus. Pikk karv on väga nunnu karv, aga reaalselt mopid 500 palun. Kes on õige vastus? Ma jäin nende jutuga enam pooleli sinna. Tegemist on täielik hävituslaagriga. Iga päev 10 pommi käib üle. Ma ei teadnud, millesse ma ennast segan. Kõige hullem on siis, kui ta kaotab enda üle kontrolli. Ma tean ja, et ma istun siin praegu ja räägin nagu viimane ohver, aga ma reaalselt olengi ohver. Väga raske on. Kuna minu sõbranna andis selle koera siia määramata ajaks, ma ei saa päris niimoodi, et ma lihtsalt viin läbi ellujäämiskursust iseenda ja koeraga. Vaid ma mõtlesin, et davai, võtame seda kui projekti. Ja nagu alati YouTube ja internet on mul
aidanud paista targem, kui ma tegelikult olen, siis ka seekord ma mõtlesin, et davai, vaatame, mis internet ütleb. Loomulikult on variant kasutada selliseid tehnikaid, nagu härra Karlis seda tegi. Hakka teda ausalt peksma, ta ei saa siia jääda nii kaua. Sellega on siuke asi, et ma siiralt ei usu, et ühte õnnelikku ja terviklikku elusolendit luuakse siia maailma läbi vägivalla. Tule sa ära tema asja sust jagu. Eks me teeme siis üks ühele. Võta ka raud lahti, ma tahan sulle kakelda, mõtlesin. Sa arvad, et ma ei oska kakelda, ma olen MMA-s käinud. Mina kardasin, tule võta ka raud lahti, ma tahan su ära. Ma panen sul lõuga niimoodi, ma tõmban sul kannaga näkku niimoodi, et sa ise ka ei usu. Ma vaatasin internetist järele, mida ütlevad professionaalid. On siis number 1, koer muutub häbelikuks ja kartlikuks. Number 2, see õpetab koera aru saama. Vägivalla kasutamine on üks viisidest, kuidas saada, mis sa tahad või siis mitte saada, mis sa tahad. Kõva hääle tegemine, märatsemine, niisugused väga ebaselged signaalid. Koer ei saa tegelikult aru, mida sa lõugad lambist heitsid. Kõikidele, keda ma olen kurtnud, mul on koeraga probleem, siis kõik ütlevad, no pane vasta ninava! Ei, see ei ole lahendus. Ma ei ole näinud veel ühtegi elusolendit, kes on mingi jesmid pekstaks. Mulle õpetatakse asja vägivallaga. Ma ei ole veel näinud kedagi. Ops, see on õige. Ja mida siis härra internet mulle rääkis? Väikesel kutsikal on palju energiat. Okei, väga lahe. Üks asi on käia jooksmas, füüsilist tegevust, siis teine asi on aju stimuleerivad mängud. Ma saan tegelikult aru ka, kaua sa viitsid ühte tiiru jalutada. Tahaks midagi põnevat. Ma tõmbasin siis internetist välja ühe video, mida ma kasutan tänases videos. On see härra. Jack George Dog Training Revolution. Tema meelest number 1 asi, mida koer võiks teada, arusaam jah ja ei vahel, mis on minu meelest küll loogiline. Võiks nagu tõesti alustada sellest, mis on jah ja mis on ema tehnikad keskenduvad rohkem sõnale ja, et mida võib teha pigem kui et mida ei või teha. Näiteks minu ja Karlise puhul on täpselt samad situatsioonid. Mina teen süüa, Karlis ütleb, et see on pask. Ongi kõik. Mul on mingi tüüd. See ütleb mulle lihtsalt, et see on pask, aga ütle mulle, kuidas ma saaks seda paremini teha. See õpetab mind palju rohkem. Ehk siis parem tule, ütle mulle, kuidas ma saab paremini teha. Selle härra meelest kõige lihtsam viis jahi ja eid õpetada on kui õpetada, kuidas jätta midagi rahule. Ma lasen koera nüüd siit aia vahelt sisse. Ma veits poen, sest et vaip on just puhastatud. Vaibad tema aju meenutavad talle muru. Ma saan aru küll pehme värki, aga etot nie muru, bля! Etot nie muru! Võib-olla peaks hoopis tagu kusel ära käima enne. Ja käime tagu koos kusel ära ja siis hakkame õppima. Davai! Ühe käega hoida koera. Ma tean ja ei ole väga meeldiv, kui keegi hoiab su maost kinni lambest. Ja et oleks pissutud. Kusab nagu emana, käid selle. Miks mulle ei meeldi isased reast, et till käib mulle praegu vastu kätt. Käib jah, ja see till on veits pissuga koos. Kutsiga väljas käidud, on aeg lasta saada vaiba peale. Selle triki eesmärk hetkel on siis selline, et kui ma ütlen korrale leave it, siis koer suudab asja et rahule. Ehk siis praegu see oli mul toit, leave it. Ja ta ei suuda praegu üldse. Vaatame, kas ma suudab õpetada. Kõigepealt, mis oli, et näite talle, et siin on midagi sees. Kui ta selle rahule jätab, siis annad talle selle. Yes! Yes! Oh my god, ta juba teab. Vaikselt juba saab aru, et kui ta midagi ei tee, see on õige tegu. Yes, good boy. Kas te nägite seda või? What the fuck? Good boy, jah. Palun ära tee. Nüüd snäkid, mida ma talle annan. Hariduse kommi, madala kalori sisaldusega. Okei, davai, ma tulen kohe tagasi. Ma lähen vaatan ruttu YouTube'ist edasi, mis järgmine samm oli, nagu ta juba teab. Teate, mis võidutunne mul hetkel sees on? Mis ma siis nüüd teen? Näite talle treat'i, siis ma ütlen talle leave it, ta jätab selle rahule, siis teeb õigesti, saab kommi ette. Proovime. Proovime järgmist. Leave it. Good boy. Yes.
Leave it. Yes. Good boy. Mis nüüd siis toimub on see, et ma tahaks, et kui midagi kukub ja kui ma ütlen talle leave it, siis ta ei lähe selle järele. Praegu ta ei saa sellest aru. Leave it. Leave it. Ja nie znaju, mitte midagi ta aru ei saa. Siin väidab seda, et kui midagi liigub, siis see püüab koera tähelepanu. Ehk siis kui midagi maha kukub, siis see leave it enam ei toimi, sest et see leave it oli enne minu käes. Aga nüüd ma proovin talle siis õpetada, et kui midagi maha kukub või kui ma ütlen talle leave it, siis ta tajub. Leave it. Tantsida ma oskan suht hästi. Ma võin näidata sulle. Ülikõva, ma eest koera. Väga hea, väga kõva. Leave it. Leave it. Leave it. Yes. Okei, väga huvitav. Leave it. Leave it. Tino, leave it. Leave it. Yes. Leave it. Leave it. Valentino. Leave it. Tuleb teiste kommenteerida. Leave it. Leave it. Toimib lihtsalt. Lahe on näha, kuidas ta naturaalselt iseenesest juba saab vaikselt aru, et leave it. Oi. Toimib. Leave it. Siin videos ütles ka, 10 minutiga peaks selge olema, siis mul oli yeah, right. See siis õpetab neile baasteadmise impulsside kontrollimise. Tal on impulss minna kohe, aga ta kontrollib ennast. Yes! Nägid seda või? Ma rääksin praegu nii hoogu reast, ma mõtlen, et õpetada talle midagi lahedat. Üks lahe asi, mis ma näitist oli see, et koeral play day mängi surnud ja siis koer lihtsalt see tundus ütleks cool. Olgu, me tõmbame siin Valentinoga otsad kokku. Aitäh, et sa vaatasid meie videot ja nagu ma aru saan, siis kui jälgida ja teha teadlikuid õpetusi kutsale ja kutsikale, siis peaks kutsikas kasvama vägagi intelligentne ja tore kuts. Meil oli väga tore ja nagu te näete, siis kutsika hammustamine on ikka täies jõus, aga see pidi olema normaalne ja ei tohi keelata kutsikal hammustamast, sellepärast et see on ainuke viis, kuidas kutsikas kasvab täiskasvanud koer, kes saab aru, kui tugevalt hammustada ja mängida väikse lapsega, kui tugevalt hammustada suurt täiskasvanud meest, et see kõik Valentino, see kõik õpetab kutsikat. Ehk nii vahva on ju ja nii tore, see on eriti, okei, davai, tõmbad tulda. Ehk siis jaa, aitäh, et sa vaatasid seda videot ja järgmise korrani sa tuled, sa ei võta kaamera. Ei võta kaamera. Teeme ühe korra veel, paneme, mul on 1% akut, kas me saame ühe liiviti veel teha või? Võta Valentino, come here. Leave it. Leave it. Good boy. Nii lahe, okei, tšau. Es hora que pasa la luz que me abraza tus ojos mirándome.